Anna-Kaisa Oidermaa lõpetab meie tänase konverentsipäeva ja üldse tegelikult meie konverentsi selliste sisuettekannete poole ühe vaimse tervise esmaabi kursusega. Anna-Kaisa on kliiniline psühholoog, kelle südameasjaks on noorte vaimne tervis. Ilmselt on tema käivitatud portaal peaasi.ee tuttav peaaegu kõigile kooli- ja lasteainimestele. Kui pole, siis kohe minge ja uudistage. Anna-Kaisa on ka Peaasja tegevjuht ja loomulikult kasutame võimalust õnnitleda Peaasja meeskonda sellepärast, et selle pika ja väga hea töö eest eelmisel nädalal Peaasi pälvis siis meie vabariigi presidendilt aasta vabaühenduse tunnustuse. Aga nüüd vaimse tervise esmaabi juurde. Palun, Anna-Kaisa. Nii, aitäh sulle, Mari-Liis, selle nii armsa sissejuhatuse eest ja aitäh õnnesoovide eest. Aga nüüd siis minul on tõesti täna teile kõigile kuulajatele ja vaatajatele, keda ma loodan, et seal ikkagi on, sest nii veider on praegu seda ettekannet teha, kui üldse ei näe teie nägusid, ainult Mari-Liisi näen. Aga et rääkida siis täna vaimse tervise esmaabist ja natukene enda hoidmisest ka, sest nagu juba siin eelmine kõneleja ütles, et tegelikult teiste eest ei saa ju hoolt kanda, kui enda tass on liiga tühi. Aga siis ma loodan, kas ma saan oma selle esitlusega siit ette panna teile. Aga no nii, mis nüüd siis? Nii, et siis tegelikult on plaanis siin 45 minutit siis vaimse tervise esmaabi teemast rääkida. Ma tegelikult alustan sellest, et rääkida sellest, ma arvan, et kõik olete ju ka natukene kuidagi otsapidi kokku puutunud sellega, et praegusel ajal on ikkagi stressi meie seas ja sees päris palju. Väga täpselt ju vaimse tervise statistikat ei uurita meie riigis kahjuks, aga nüüd koroonaga seoses on ikkagi Sotsiaalministeerium hakanud kaardistama, et kuidas Eesti inimestel läheb. Ja siit selle oktoobris tehtud uuringu pealt on näha, et kõige rohkem pinges ja stressis on just nooremad inimesed. Et kahjuks ei ole alla 15-aastaste käest küsitud, kuidas nemad ennast tunnevad. Küll aga võib siit vaadata, et ainult 7% on neid 15–24-aastaseid, kes ei tunne üldse stressi. Ja 17% on neid, kes tunnevad väga suurel määral stressi. Ja samas uuringus toodi välja stressi põhjustena liigset töö- ja õpikoormust ja toodi välja näiteks ka ühe põhjusena ikkagi distantsõppe teemasid. Nii et igal juhul tundub, et just nagu noored inimesed on kuidagi sellest praegusest olukorrast rohkem saanud pihta. Ja arvata on ka, et rohkem on saanud pihta need inimesed, kelle töökoormus on oluliselt kasvanud. Ja kahtlustada võib, et siiski on ka õpetajad ja haridustöötajad laiemalt need, kelle töökoormus on siin praegu kasvanud. Neid väljakutseid on väga palju. Tegelikult stressi iseendast ei ole ju midagi halba mingis mõttes, eks. Et kui nüüd vaadata, kuidas see stress meid mõjutab, on ju niimoodi, et pigem on see, et kui on liiga vähe stressi, siis nagu ka ei ole väga sellist tahtmist, et võt nüüd teeks midagi või pingutaks, näiteks pingutamist on ju õppimiseks, eks ju vaja ja selleks, et millegi uuega kohaneda ja et kui olla liiga lõõgastunud, siis sellest ka midagi ei tule välja. Aga just see murekoht tuleb siin, kui stressi on kas liiga palju või ta kestab liiga pikalt. Ja tegelikult sellest stressi mõõtmisest, mis on välja tulnud,
nüüd kevadest alates on see, et tegelikult selline nende inimeste osakaal, kes tunnevad väga palju stressi, on kasvanud. Ehk siis see stressirikas periood on harjumatult pikaks kujunenud paljude jaoks meist. Ja kui stressi saab liiga palju inimese elus, siis siin on selle joonise peal märgitud see, et läbipõlemise risk ja ärevus, sellised erinevad ärevuse tunnused, aga ka selline viha väljendamine võib ikkagi muutuda probleemiks. Aga tegelikult ka muid vaimse tervise probleeme võib vallandada ülemäärane stress ja mitte ainult vaimse tervise probleeme, et ka füüsilise tervisega on ju päris samamoodi, et on meil kõigil selline bioloogiline haavatavus, loomulikult mõjutab see, millised on meie elukogemused olnud, milline on meie elustiil, aga väga palju mõjutab just selline keskkond ja kogu see stressitase, mis meid saadab. Nii et vaimse tervise probleemide risk on üsna ilmselt praegu meil tõusnud ja kuigi on ju teada, et isegi võib-olla pooltel inimestest elu jooksul on mingisugune vaimse tervise probleem, et siis praegu me oleme jõudmas võib-olla sinna olukorda, kus lihtsalt neid inimesi ühes ajahetkes saab olema päris palju, kellel on vaja abi saada. Nende tavalisemate vaimse tervise raskustega, näiteks siis ärevushäiretega, depressiooniga või siis ka läbipõlemisega toime tulla. Ja näitan teile lihtsalt tausta mõttes ühte sellist pilti, mille nimi on visioon Eesti vaimse tervise teenuste korraldusest, mis on siis ka vast valminud vaimse tervise rohelises raamatus ära toodud, et see tõesti on visioon. Praegu veel hetkel need terviseteenused ei ole meil päris niimoodi korraldatud, aga selle püramiidi mõte on ju see, et kõige tugevamad ja kõige laialdasemad peaksid meil olema need sellised aluskivid või alustalad, need alumised korrused ühest tugevast korralikust püramiidist ikkagi see, et oleks eneseabioskused käpas meil kõigil, oskaksime neid ka teistele edasi õpetada ja tuleks pähe neid ka kasutada, aga siis ka kõiksugused kogukondlikud tugitegevused, mida saab pakkuda, mis toetavad vaimset tervist ja mis võib-olla esindavad seda, et kuidas me üldse omavahel oleme seotud kogukondades ja kui palju ja kuidas me omavahel suhtleme ja mida me koos teeme sellist, mis vaimset tervist toetab. Ja sealt edasi siis on kogukonnateenused, kuhu näiteks ka koolipsühholoogiteenus võiks paigutada ja siis tuleb sealt ülespool esmatasandi tervishoid, mis on siis perearst näiteks, ambulatoorne ja kõige väiksem osa on siis selline haiglaravi vaimse tervise probleemide osas. Aga ma ei tea, kui te korra mõtlete võib-olla selle peale, et tegelikult ikkagi vaimsest tervisest rääkides millegipärast ikkagi esimesena tuleb pähe see, et meie riigis ei ole psühhiaatriline abi piisavalt hästi kättesaadav, pikad järjekorrad, erinevad probleemid, mis sellega seotud on. Ja kuidagi see, et me ka hästi nagu süsteemselt ja nagu ka eelmises ettekandes oli juttu, et tavaliselt räägiksimegi sellest, kuidas me saame üksteist toetada, kuidas käib see eneseabi, mida teha ennetuseks, et sinna ülespoole üldse võib-olla ei peaks jõudma, et sellest on meil liiga vähe praegu juttu. Ja need on ka need sellised ehituskivid, mida tuleb meil kõigil koos rohkem kokku tassida ja mille peale rohkem mõelda, sest et
küll kurb, aga tõsiasi on see, et ega meil ju psühhiaatreid, kliinilisi psühholooge piisavalt juurde ei teki piisavalt kiiresti. Ehk siis on vaja neid alumisi korruseid ehitada ja väga targalt ja nutikalt tegutseda niimoodi, et kõik need inimesed, kes siis praegu on raskustes või ka edaspidi neisse satuvad, et nad päriselt saaksid abi. Ja just selle kogukonna suuna ja ka natukene otsapidi eneseabi teema ongi selline vaimse tervise esmaabi. Ja vaimse tervise esmaabi ei ole peaasja ega üldse Eesti leiutis kahjuks või õnneks, et tegelikult seda tehakse juba päris pikki aastaid üle maailma, Austraalias, Ameerikas, meie naabrite juures, Soomes. Ja see on selline kogukondlik ja üksteise toetamise viis, mis tegelikult võimaldab just nii ohuolukorras elu hoida, häirete süvenemist ennetada, kui aidata taastuda ja pakkuda toetust ja lohutust inimesele, kellel on raske olla parasjagu vaimse tervise tõttu. Ja muidugi see ei asenda ju neid püramiidi ülemisi korruseid mitte kuidagi. Küll aga võimaldab see ikkagi inimesel ennast inimesena tunda ja ikkagi kuidagi saada mingisugust eluks vajalikku abi just seal ja võib-olla ka sel hetkel, kui need raskused alles hakkavad tekkima. Ja vaimse tervise esmaabi on põhimõtteliselt nagu füüsilise tervise esmaabi, et seda võib igaüks endale selgeks teha, mis need põhimõtted on. Seda võib igaüks pakkuda nii kodus, tööl, koolist, kas või poe järjekorras või juuksuris või tänaval, ükskõik iganes, kus sa oled ja märkad, et kellelgi on raske. Ja meil on siis peaasjaga selline eesmärk, et ikkagi nüüd 2 järgmise aasta jooksul tahaks jõuda sinna, et 1% Eesti inimestest on need, kes oskavad teisi toetada vastavalt esmaabi põhimõtetele. 100 inimese kohta keegi. Et kui ikkagi vähemalt keegi meie tutvuskonnas, lähikonnas selline oleks, kes saab seda tuge meile pakkuda, siis ma arvan, oleks meie kõigi elu ka oluliselt juba turvalisem ja mõnusam. Nii et need on tegelikult sellised päris lihtsad mõtted, mida tegelikult siin juba ka enne ilmselt on kuulda ja võib-olla need ei tule teile üldse väga-väga uuena ette, kui te kuulete, ma nendest kohe räägin. Aga mis on selle esmaabi kursuse mõte ja väärtus, mida siis need osalenud inimesed, keda nüüd on juba umbes 1500 meie riigis räägivad, ütlevad seda, et ta annab ikkagi sellise struktuuri, ta annab sulle aru saama sellest, et mis need 5 sammu on, mis sa pead kindlasti ära tegema selleks, et seda esmaabi anda ja nad annavad julgust seda esmaabi anda, kui sa näed, et seda vaja on ja nad annavad ka natuke sellise tunde, et sa mingi hetk saad ka endale pai teha ja öelda, et okei, ma nüüd tegelikult olen juba teinud päris palju ka ära, et võin ka natukene ise võib-olla nüüd hinge tõmmata ja mitte nii väga palju südant valutada hetkel, sest ma olen selle 5 sammu ära teinud. Et ma räägin teile kiirelt need sammud siis ka üle. Et need on siis põhimõtteliselt sellised, ma lähen kohe nende juurde. Et esimene samm on ikkagi see, et mine inimese juurde ja hinda, kui ohtlik olukord on. Ja see, et kuidas kontakti luua selle inimesega, kellele te esmaabi annate, see muidugi sõltub sellest, et milline on teie suhe seni olnud ja kuidas te ise ennast mugavalt tunnete.
aga noh, muidugi oleks hea leida selline sobiv aeg ja sobiv koht, kus on turvaline rääkida. Ja noh, mida esimeseks öelda, olekski see, et tuua välja need asjad, mida sa oled märganud, mis sulle muret teevad, mis on silma hakanud tema vaimses tervises ja anda teada, et sa tunned muret ja tahaks aidata. Ja noh, siis esimese asjana tulekski hinnata ohtu, et kui tundub, et selle inimese elu ja tervis on hetkel ohus, siis loomulikult tulebki kutsuda abi, kas või kiirabi või kedagi teist sinna juurde ja võib-olla ka vajadusel minna siis erakorralisse psühhiaatria osakonda. Aga noh, tegelikult ikkagi enamasti ei ole see olukord. Enamasti on see olukord, et sa võib-olla juba, ma ei tea, tükk aega märkad, et keegi on kuidagi teistmoodi ja muutunud, et ta ei ole päris tema ise enam. Et ta on kas kuidagi endasse tõmbunud või on ta hoopiski just vihasem, kuidagi tekivad tülid, asjad jäävad tegemata või lükkuvad edasi väga või kuidagi näed seda, et ta lihtsalt on kohutavalt näost ära ja väsinud, eks, või on ta väga-väga murelik ja hirmul ja väljendab seda näiteks. Et noh, näed, et midagi toimub temaga ja sellisel puhul ikkagi tuleks võtta see aeg ja see võibki olla võib-olla isegi 15 minutit, see ei pea olema 3 tundi, et lihtsalt minna tema juurde ja öelda, mida oled märganud ja öelda, et sooviksid aidata. Ja noh, teine on seesama kuulamise teema, millest ka juba siin eelmises ettekandes oli juttu, aga ma rõhutan selle üle veel sellepärast, et see ikkagi on kõige tähtsam asi, mida inimesed ise toovad välja, kellele on seda esmaabi antud või keda on toetatud ja noh, ise kliinilise psühholoogina ja psühhoterapeudina ma võin öelda seda, et noh, inimestel on päriselt sellest väga palju abi, kui võttagi see spetsiaalne aeg selle jaoks ja proovida päriselt ära kuulata, peegeldada tagasi seda, mida sa kuuled, toetada ja mis on väga-väga tähtis selle juures on see, et hästi tihti tuleb ju see tunne peale, kui keegi räägib midagi oma raskustest, et noh, ma ju tean, mida ta võiks teha. Ma ju tean seda head nippi või ma tean, kuhu ta võiks edasi minna ja kohe tahaks seda nagu jagada ja öelda, et vot, sa tee nii. Aga nüüd selle esmaabi andmise juures tuleb ennast sabast natuke tagasi tõmmata ja öelda, et kõigepealt ma kuulan ikkagi, et kas inimesel on ikkagi veel midagi öelda, peegeldan, kinnitan ja annan mõista, et ma olen kohal. Ja mida veel võiks pidurdada, on see, et enda lugu hakata jagama otsa, sest et alati, kui keegi räägib oma mingist teemast, siis tuleb igasuguseid seoseid ju enda elust või oma sõprade, lähedaste pereelust. Aga see ei ole see koht, kus seda peab hakkama jagama. Et tähtis on see, et seda esmaabi antakse ja siin ja praegu oled sa kohal selle inimese pärast. Et see tõenäoliselt ei paranda seda kontakti, vaid võib tekitada selle tunde, et võib-olla see ei ole piisavalt oluline. Ja siis ikkagi pühendada sellele tõesti aega ja võib-olla küsida veel, et kas midagi jäi veel rääkimata. Selles mõttes, kui see teine samm on juba tehtud, on väga-väga kaugele juba jõutud. Ja kolmas samm ei ole ka veel see, kus saab nõu anda. Et see on see koht, kus tõesti öelda, et jah,
selle teemaga on võimalik abi saada. Ma olen sinuga nõus näiteks kaasa mõtlema või mõtleme koos, mida võiks teha, aga näiteks ma võiksin sulle anda mingisugust infot veel vaimse tervise kohta või näiteks peaasjamaterjale jagada, et on olemas lahendusi ja võib-olla on ka see võimalus pakkuda praktilist abi ja võib-olla see praktiline abi, mida inimene vajab, on see, et jõuda selle 4. sammuni, mis on siis see, et jõuda siis professionaalse abini, et seda perearstile ilmselt on lihtsam, eks ole, aega panna ja see on täitsa selline enamikule nagu tehtav asi. Isegi noortele inimestele ju. Aga vahel on ikkagi abi sellest, kui ka konkreetselt välja otsida, kuidas, millal seda aega võib panna, mis seal toimub, mis seal saab teha ja selleks võib ka rääkida tõesti inimesele siis, et millised võimalused on üldse olemas toetamiseks professionaalses mõttes ja kuidas need käivad ja näiteks ka võib siis ka kokku leppida, et võib selle osas aidata. Ja kui see on ka tehtud, et siis ikkagi võiks nagu läbi käia ka kõik need eneseabi ja enda toetamise teemad, et uurida, mida inimene on juba kasutanud, millest on abi olnud, millest ei ole abi olnud, milliseid ressursse ja tugivõrgustikke tegelikult veel annaks aktiveerida selle inimese puhul, et kas ta ikkagi saab veel kedagi oma perest või sõpradelt või kuskilt veel appi võtta ja toena ära kasutada, heas mõttes ära kasutada. Ja kõiki selliseid nippe ja trikke ja tehnikaid, mida te isegi vähegi teate või kasutate või mida võib leida siis kas Peaasjalehelt või neid on erinevaid ju kohti, ka Targa vanema portaal või isegi vahel võib neid Delfi naistekast leida, nii et neid nippe on palju, et lihtsalt julgustada neid kasutama ja rääkida läbi, et mis sellele inimesele võiks abiks olla. Et need on siis need viis sellist sammu, mida võiks teha selleks, et teist inimest toetada ja see on praegu selline jutt, aga hea on, kui on koolitus ikkagi läbitud sellel teemal. Siis saab olla julgem ja kindlam. Aga siiski praegu ka, et võib need sammud mõelda läbi. Aga tegelikult on siis seal nagu vaikimisi selle või vaimse tervise esmaabi juures ka selline 6. samm veel olemas. Ja see on siis see, et kuidas ennast toetada. Kas siis selleks üldse, et ette valmistada ennast seda abi andma, kas siis peale sellist vestlust, mis võib ka olla raske, või siis üleüldse ikkagi selleks, et kuidagi selle pingega, mida võib meie kõik elus praegu on, toime tulla. Ja see enda toetamise põhimõtted, siin on selle slaidid peal on toodud küll 6 sellist valdkonda, aga ka hea on sellise võib-olla nagu selle käe sõrmede järgi või 5 asja nagu läbi käia enda jaoks ja mõelda, mis need asjad on, mis ma seal juba teen hästi ja mis ma võiksin veel endale kasutusse võtta. Ja need on nagu sellised tõesti need baasilised asjad, mis meid kõiki toetavad. Et kui nüüd hakata siit järjest vaatama ja võite ka praegu mõelda läbi, et kuidas on just sinul praegu sellega. Et esimene asi on uni ja puhkus ja lõõgastumine laiemalt. Et uni või selline
ka nagu stressist leevenduse leidmine läbi lõõgastuse on kriitilise tähtsusega selleks, et meie nii pea töötaks, kui meie suhted töötaksid, et me suudaks toimida. Ja noh, ka kui me räägime unest üldiselt, eks ju, et noorte inimeste puhul on see ikkagi ju selline 8-10 tundi, mis peaks olema neid unetunde iga öö. Ja noh, see on ka väga selgelt seotud juba sellise vaimse heaolu ja ka õpitulemustega, kui see uni ei ole piisavalt hea. Ja teine asi on see, et kas me päeva jooksul, ma ei räägi siin praegu ühes aastas ühe korra puhkamisest, eks ju, puhkuse ajal, vaid ma räägin igast päevas ikkagi nende hetkede võtmist selleks, et korraks võtta aega maha, hingata, lõõgastuda ja lihtsalt ennast natukene laadida. Sest ma arvan, et me ei jõua keegi seda suvist puhkust ära oodata, eriti sellel aastal. Et tuleb igasse päeva ja võtta kas või 10 või 15 minutit mõne tunni tagant, et korra sisse-välja hingata ja rahulikult olla. Hästi oluline. Ja seda võib ka alati teistega arutada ja küsida, et kuidas sul on sellega. Et see on selline väga nagu turvaline soovitus ja teema, mille üle rääkida. No siis see teine teema või sõrm on ikkagi toitumine ja toitumisharjumused. Ja seda teemat ju ka räägitakse tohutult palju ja sellel üle võib arutada väga pikalt ja laialt, aga vaimsele tervisele ikkagi hea toitumine on selline mitmekülgne tervislik toit, mida näiteks mida Tervise Arengu Instituut soovitab, seesama toidupüramiid, võib-olla ka kellegi silma ees on ka neid plakateid ja postreid palju jagatud ja igas vahendis, et ikkagi selline tavaline mitmekülgne toit on kõige parem ja regulaarsus loomulikult, et ikkagi hommikul ja lõunaaeg ja õhtul ja vahepalad oleksid ka söödud, et see on väga suur selline vaimse tervise hoidmise vahend samuti, kui korralikult süüa. Kui see on juba tehtud näiteks ühe nädala jooksul, võib endale jällegi teha väga siukse korraliku pika pai, et vot ma olen juba ennast toetanud ja enda heaks midagi tähtsat ära teinud. Siis on kogu see suhtlemise teema ja emotsioonide teema, et hästi palju ikkagi meie headest emotsioonidest on seotud teistega suhetega ja toetavate suhetega ja siis sellised mõnusad, head, turvalised tunded ikkagi tihti ka tekivad just kontaktist teise inimesega. Ja need suhteid muidugi nad võivad olla jube pingelised ja keerulised ka, aga me igaüks ikkagi saame ka midagi teha selle heaks, et neid suhteid natukene turgutada ja seda kontakti üldse hoida. Ja võib-olla ka, et kui endale oluliste inimestega vahepeal võttagi lihtsalt mingisugune teha üks telefonikõne või kuskil jagada vahepeal mingisugust sellist kas või naljavideot või mingisugust armsat pilti, et tegelikult on ka sellest ikkagi tuge ja kasu, et ikkagi need suhted oleksid hoitud. Siis on see järgmisena see liikumise teema. Sportimine, aga sportimine võib-olla on liiga suur sõna selle kohta, mida võiks teha igapäevaselt, et tegelikult öeldakse, et juba 150 minutit sellist füüsilist aktiivsust nädalas võib olla depressiooni ennetava toimega ja see on ainult 20 minutit päevas, et selle kohta isegi ei pea sportimine ütlema. Et liikuda tuleb. Lapsed, noored muidugi võiksid tunnikese päevas liikuda, aga kindlasti. Aga
tegelikult, kui ikkagi võttagi kas või mõni pikem jalutuskäik ekstra plaani või midagi muud teha endale meelepärast, et see ei pea midagi eriliselt keerulist olema, aga kuidagi liikumist oma päeva võiks panna rohkem. Ja siis on üks selline asi, mis võib-olla ka kogu selle elu kõrval ja selle kõige kõrval, mis meil tuleb teha, läheb meelest ära. Ja see on selline nagu mängimine mingis mõttes ja lõbutsemine ja mingisuguse sellise loova asja tegemine. Et need on ikkagi need asjad, mis on, kõik teame, et lapsed mängivad ja naeravad meelsasti ja lõbutsevad, aga tegelikult me küll ei tohiks täiskasvanutena seda mitte kuidagi ära unustada. Et see ei ole üldse mingisugune selline lapsik aja raiskamine, kui lõbutseda ja naerda ja lollitada või teha kas või, ei pea ka lollitama alati, aga võib teha ka väga tõsiselt midagi sellist loomingulist või kuidagi ennast väljendada niiviisi, et olla sellele täielikult keskendunud. Et see on ikkagi see, mis samuti väga palju kaitseb meid, et see on selline ka nagu vitamiin, mida me peaksime enda ellu juurde panema, samamoodi nagu võtame võib-olla D-vitamiini talvel juurde, et selline selliste mõnusate tunnete enda ellu juurde toomine läbi siis selliste heade ja siis selliste mõnusate tegevuste. Et see on väga-väga tähtis ja jällegi seda ei pea tegema nagu ainult, ma ei tea, siis, kui tekib vaba aega. Et ühel hetkel, kui mul tekib see aeg, siis ma hakkan tegema. Et planeeridagi endale kas või veerand tundi teha midagi, mis oleks mõnus. Aga muidugi vahel on ka nii, et ei tule meelde ja tuleb see kõigepealt üldse välja mõelda, et mis see mõnus asi oleks ja siis tulebki see 6. asi, mis on need igapäevased valikud ja väärtused mängu, et ikkagi ma arvan ju, et me igaüks ju siiski vastutame ka ju selle eest, et meie vaimne tervis oleks hoitud, et vähemalt me ise saaks selleks mingeid samme astuda. Ja vahel tulebki ka kuidagi neid samme teha ja neid valikuid selles suunas, et kuidagi mul oleks võimalik magada või et mul oleks võimalik süüa või et mul olekski võimalik midagi lahedat teha ja võib-olla see tuleb millegi arvelt. Aga kui me neid valikuid ja samme ei tee, siis me ei saa ka teha neid muid asju, mis on samamoodi tähtsad ja võib-olla mis meilt oodatakse või mis me peame tegema. Et kui vaimse tervist ei väärtusta, et siis see vaimne tervis annab ise mingi hetk sellest märku, et kuule, siin ma olen ja tuletab ennast meelde, aga parem on ikkagi neid valikuid proovida vähemalt oma ellu tuua, mis meid hoiavad ja toetavad. Ja siis on ka ikkagi võimalus teistele esmaabi anda ja selle kaudu võib-olla reaalselt kellegi elu ära päästa ka. Aga hakkan siin otsi kokku tõmbama, lihtsalt näitan korra seda, et mis ressursid on ka veel olemas, mida saab endale abivahendina kasutada, kui tahaks teisi toetada või ka natukene ennast turgutada. Et hästi soovitaks tulla esmaabikursusele, et sealt julgust ja kindlust saada juurde. Et praegu hetkel meil lahtisi aegu seal ei ole või registreerimiseks aegu, aga soovitaks ennast kirja panna esmaabi.peaasi.ee lehel, sest need uued ajad tulevad jaanuaris välja ja nad lähevad üsna kohe täis tegelikult, nii et võiks oma nime seal kirja panna, kui huvi on.
siis on meil seal samal lehel on ka olemas podcastid, kus saab kuulata, kuidas teist inimest toetada erinevate vaimse tervise raskustega ja sealt saab mõtteid ka enda jaoks. Ja on meil hästi selline vahva tööühik tegelikult, mis on küll mõeldud eelkõige teismelistele ja täiskasvanutele, aga tegelikult mulle tundub, et võib seda mõnda asja sealt vähemalt ka väiksemate lastega täitsa teha või proovida, et just ennast hoida ja teha neid valikuid iga päev selleks, et vaimset tervist toetada. Ja neid töövihikuid saab meie veebist alla laadida või siis ka saab tegelikult Haigekassa lehelt neid juba valmis prinditud versioonis tellida endale täitsa tasuta ja peaaegu piiramatus koguses, nii et kasutage seda võimalust ka. Ja siis on veel, viitan ka selliseid tunnikavasid või materjale, mis meil on kokku pandud just laste vaimse tervise toetamiseks. Ja seal on nii lasteaialastele erinevatel teemadel selliseid harjutusi, töölehti, mängulisi ülesandeid kui ka juba selliste konkreetsemate teemade käsitlemiseks sellised tunnikavad, mida võiks ka näiteks klassijuhataja kasutada või tegelikult ka miks mitte matemaatikaõpetaja, kui ta näeb, et laste jaoks võib-olla oleks tähtis näiteks natuke ärevusest rääkida tunni alustuseks, et nende pead üldse tööle saaksid. Et neid tunnikavasid ka julgustan kasutama ja siis sealt mõtteid noppima endale. Niiviisi. Aga siis mulle tundub, et ma enam-vähem nüüd olen selle aja rääkinud täis, mis te mulle kinkisite ja eraldasite. Ja kui mõtteid või küsimusi on, siis saab mulle ka täitsa vabalt kirjutada. Aga igastahes soovin teile jõudu enda ja teiste vaimse tervise hoidmisel ja nende valikute tegemisel, mis selleks vaja on. Suur tänu sulle, Anna-Kaisa, selle ettekande eest ja suurepärane, et sa viitasid lõpus ka mitmetele materjalidele, mille juurde kohe juhid ja õpetajad saavad minna pärast ettekannet. Ma küsin, on sul 5 minutit aega küsimusteks veel? On. Jaa, olgu. Alustame korraks sellisest kiirest küsimusest, et ma ei näinud praegu selle materjalite viidete seas seda, et siin üks inimene tahab teada, et vaimse heaolu käsi, mida sa enne meile pikalt näitasid, kas see on ka teil veebist kättesaadav või on vajalik kuskilt kontorist nõutama tulla? No põhimõtteliselt on niimoodi, et meil hetkel seda veebis ei ole, aga ma ei tea, miks ei ole, me võime panna, see pole üldse raske. Et äkki see inimene kirjutab mulle, siis ma võin kohe saata selle mingisuguse materjali lingi, aga ma katsuks selle üles panna, seda mitu korda küsitud. Super, ma ise näen ka, et see on täpselt selline materjal, mis võiks olla täpselt sama ilmselge, kui meil toitumispüramiidid on absoluutselt igas koolisööklas, et see vaimse tervise käsi võiks ka olla igas klassiruumis, et see on suurepäraselt minu arvates koostatud mitte ainult täiskasvanute, vaid ka noortele lastele. Siin üks kuulaja sai tegelikult minu arvates just selle vaimse heaolu käe põhjal vastuse, et praktilisi nippe, kuidas vaimset tervist toetada. Aga lähme tagasi korraks selle vaimse tervise esmaabi juurde. Mis siis teha, kui see üks inimene, kellele me tahame seda abi pakkuda, vaimse tervise esmaabi, siis ei taha seda abi vastu võtta? Kas talle lähenemine paneb ta hoopiski lukku? No vot, see on nagu selline küsimus, mida ma alati kardan, et küsitakse, sest mul on alati nii halb vastus sellele. Et tegelikult me teame, et vaimse tervise probleeme tihti ju häbenetakse, kardetakse ennast kuidagi teha nähtavaks selles osas, et mul on päriselt nüüd abi vaja või
et alati ei taheta seda abi kuidagi ka vastu võtta või ei olda selleks valmis. Aga see ei tähenda seda, et me ei peaks proovima seda pakkuda. Et ma arvan, et nagu mitte kellelegi ei tee halba see, kui tõesti minnagi tema juurde, öelda, et ma olen märganud, et sinuga on nii ja niimoodi ja see teeb mulle muret. Sest et kui see inimene ka ütleb, et kuule, mis sa ajad, on ju, et see on täielik, nagu sa oled valesti aru saanud, et siis see võib olla temale ikkagi väga tähtis sõnum, et okei, et mind on märgatud, et päriselt keegi paneb tähele, kuidas mul läheb ja tunneb veel muret ka minu pärast. Okei, on ju. Ja võib-olla, kui sa näiteks teist korda veel küsid samalt inimeselt või on äkki keegi teine, kes küsib, et siis on väga palju suurem võimalus, et juba on nagu võimalik ka see samm number 2 astuda, on ju. Et ikkagi julgustaks küsima igal juhul, et see ei tee halba, kui küsidagi niimoodi selle kohta konkreetselt, mida sa oled märganud ja öelda, et ma tunnen muret, et see ei tohiks halba teha mitte kellelegi. Ja ma olen nõus, ma hiljuti lugesin ühte noortefoorumit, küsimuseks oli see, et mida te mäletate oma kooliajast ja seal oli üle 3000 vastuse juba päris paljudelt ka täiskasvanutelt ja eranditult mäletati neid olukordi, kus keegi märkas ja aitas. Ja vahetevahel sellest märkamisest aitas ka just see tunne, et me ei ole sellega üksinda. Et seda mäletatakse tihtipeale või võib-olla see ongi ainuke kõige olulisem asi, mida mäletatakse siis kooliteest. Sa ütlesid, et oma lugusid võib-olla, sa päris nii ei öelnud küll, et oma lugusid ei tasu rääkida, aga lihtsalt selline avatud kuulamine lihtsalt, et tihtipeale me hakkame kohe siis vastu rääkima oma lugu. Sageli öeldakse hoopiski, et noortega tuleks rohkem samastuda ja oma lugude jagamine aitaks. Ehk aitab see noorel ennast avada. Mis sa ütled selle õpetajale, kes selle pärast muretseb? Kuivõrd palju võib siis oma lugu jagada ja kui palju peab kuulama? No ega nüüd ei saa ju öelda, et jumala eest ärge endast midagi rääkige, aga lihtsalt esmalt peaks ikkagi rääkima või raskema rääkida teisel ja küsida selliseid avatud ja täpsustavaid küsimusi, sest et sellega võib sattuda selliste nagu paralleelsete monoloogide lõksu, eks ju, et sa arvad, et sa said jube hästi aru, on ju, ja tahad selle just nagu normaliseerimiseks jagada oma lugu, aga võib-olla tegelikult on hoopis mingi teine teema, mis teil on tähtis, aga sa ei jõua kunagi selleni, sest sa juba hakkasid rääkima seda oma lugu ja siis läheb jutt kuskile veel ja kuidagi see ikkagi natukene võib nagu selle vestluse viia rappa, et kuigi on nagu võib-olla natuke pingeline ja raske nagu oodata ja kuulata ja veel küsida ja niimoodi ilma selleta, et midagi ise ütleks, on ju otseselt, on ju midagi tarka ja sellist tuhjapanevat, aga see on väga oluline, et nagu lõpuni kuulata enne, kui hakata enda poolt mingisugust asja sinna sisse panema. Ja me nüüd teame ka, et kui me tunneme, et võib-olla äkki me ei oska neid õigeid küsimusi küsida ja õigesti avatud kuulata, et siis seda me saame õppida juba sinu meeskonna käe all sellel täispikal vaimse tervise esmaabi koolitusel, kuhu kindlasti kõik hakkavad nüüd ennast kirja panema, eks? Just. Suurepärane, suur aitäh sulle!